Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere kallid rallisõbrad, teisest rallipäevast Portugalist on 6 katset sõidetud, 7 on veel minna, aga teeme enne selle publikukatse algust podcasti ära. Kahjuks midagi rõõmustavat ei ole, päev algas suurepäraselt. Ott põrutas katsevõidult katsevõidule, tähistas juubelit 250 katsevõit, aga siis sellel kõige pikemal Amarante 2 oli katse nimi ja 37,9 pikkust 5. ja 6. spliti vahel tulid ärevad teated, et Ott on lõhkunud tagumise parema ratta, ilmselt ka vedrustuse ja siis seisab siiamaani katse peal. Meil on täna stuudios eksperdina Urmas Roosimaa. Tervist, otse Lõuna-Eestist. Ei, seekord mitte. Seekord sain täitsa kodus olla, et kõik nädalavahetused nüüd seal ka ei pea olema. Aga Skype'i ühenduses on ka Peep Pahv, kes äkki oskab täpsemalt öelda, mis siis Otiga lahti on või ei oska ka sina öelda? Tervist kõigepealt. No, Gunnar, sa peaks nagu teadma, mis need ralli asjad käivad, et napp pool tundi peale juhtunud ei oska siin suurt keegi midagi ütelda. Eriti praegustes oludes, kus service parki otseselt sisse ei saa, et ega ma olen täpselt sama tark kui teie seal. Nägin ekraani pealt seda, oli pressikeskuses siin istuvate ajakirjanike seas paras elevus sellest hetkest, kui Tänaku auto hakkas alguses natuke ujuma ja siis hüplema ja lõpuks oli näha, et see ratas oligi risti all, et ega siin muud midagi polegi. Et ralli on selline ja paha lugu. Tegelikult kõik läks ju selle hetkeni ideaalselt, ütleme nii, et nii nagu ma ka eilse päeva järel kirjutasin, et seis on Tänaku jaoks hea ja oligi hea ja tegelikult oli täna ka teistest üle. Lõunapausi ajal ka rääkisime temaga ja ta esimest korda ütles, ütleme selle Hyundai'ga sõitmise ajal, et kuidas ta nagu, et auto on nagu hea ja hea autoga sõita on nagu enesekindlus suurem ja edasi. Et tundus, et kõik on nagu väga hästi, aga nüüd rallis see võib sekundiga kõik muutuda ja nii see läks. Urmas, kurb kindlasti ka sinul, aga selline esmamulje, mis tundub olevat juhtunud? No, ma ei tea, eks ta sinna kuskil selle ääre taha on kinni jäänud sinna, aga ma tuletan meelde, et tegelikult Otil on üks väike siuke taak ka veel selja peal üleval, et kui ta täna hakkab selle 3 ratta peal sõitma kuhugi, siis on tal Montest on tal ju täna karistus all, et kui ta 3 rattaga hakkab kuskile minema, siis Sardiinias me Otti ei näeks. Ehk siis tal on üks võistlus, kui me eksi, jääb vahele, kui nüüd sama asi kordub. Siis ei ole muud võimalust traileri järgi ja seal paraku tundub, et on jah, et superralli või siis õigemini ralli 2 ja homme näeme. Aga kahjuks ei ole siis Ott ainus eestlane, kes täna ebaõnne on pidanud kogema. Peep, palju oled kuulnud Egon Kauri katkestamisest ja katuse peale sõitmisest? No aga pean jälle sama juttu rääkima, et nagu ma alusan teil seda infot on isegi võib-olla natuke rohkem või ütleme, ma proovisin Egoniga ühendust siin saada, aga ma ei ole taga veel tegelikult pärast seda õnnetust suhelda saanud, et ma loodan, et ma siin õhtu jooksul saan seda veel teha ja saab natuke lahti kirjutada pikemalt seda, kuna siin on alles nii-öelda päev alles noor ja ei ole veel jõudnud kõigiga suhelda. Urmas, eks tal on praegu seal muid tegemisi ka, kui ajakirjanike küsimustele vastata, et mis juhtus ja miks juhtus. Ei, muidugi. Urmas, sa natukene kuulsid Egoni õnnetusest? Ma põgusalt kuulsin, et oli samamoodi kurvis oli kas siis velg või rehvi järgi andnud ja lihtsalt sealt oli juba põhimõtteliselt põhjagaasiga minemise koht ja lihtsalt tee peal enam ära ei mahtunud ja oli minek, aga väidetavalt oli tabanud kuskil mingit suuremat mingit betoonmügarikku või mingit betoonplokki, mis seal all oli olnud, et seal autoga nüüd kõige parem nagu seis vist ei pidanud olema, aga ma loodan, et see on lihtsalt kõlakas ja see ei leia kinnitust. See on minu lootus. Igatahes siis ainsa eestlasena või 2 eestlast siiski on veel Robert Virves ja Gregor Jeets, kumbki veel 14. katse finišisse pole tulnud. Viimane seis junior WRC-s oli 13. katse lõpus selline, et Virves hoidis 4. kohta. Seal ka viimastel päevadel täna ja eile mehed on ükshaaval eest ära kukkunud, et tegelikult Peep ei ole Virvesel poodiumi täiesti võimatu.
No kindlasti ei ole, sest et nagu me siin ka selles saates vist eile rääkisime ja nagu me Robert Virvesega eile intervjuus rääkisime, et eks need juunioride autod on sellised, mis tegelikult sellise tee peal, eriti seal tagapool sõites väga ei kesta, et need on ju nagu mingid klaasist autod ja need ju rohkem lagunevad, kui nendega rallit saab sõita ja elu on näidanud seda, et mõistlikum on sõita rahulikult ja autot hoides ja siis on võimalik ka kõrge koht saada, et Robertil on 2 korda siin ref läinud ja see on talt kõvasti aega röövinud, aga muidu ta on võtnud küll sellise joone, et autot iseenesest mitte lõhkuda ja igal juhul nagu lõpuni tulla, et siit võib veel neid eest ära kukkujaid olla ja tegelikult arvestades tema, ütleme seda ikkagi hooaja eesmärk, kes junior WRC on tal eesmärgiks võetud, siis iga koht on nii-öelda nagu kulla hinnaga, sest Horvaatia ralli ju tegelikult ju ka ebaõnnestus. Kõige kehvem ralli arvestatakse maha, et siit oleks tarvis saada ikkagi nii palju punkte kui võimalik. No sellel hetkel, kui me praegu oleme rääkinud, Hyundai kinnitas, et tagumise vedrustuse purunemine on põhjuseks, homseks tahetakse auto korda teha, publiku katsel Tänaki kaasa ei tee, no selle võisime ise eeldada. Me saime mingid pildid veel, keegi on tagasi kerinud natuke seda katset ülekandest, et kui 17 minutit ja pool oli sõidetud, siis oli asfaldi peale keeramine ja me teame isegi, mis need asfaldi servad võivad teha. Oleme vist, meenutage mulle, mis ralli see nüüd oli, kus Otil umbes samasugune asi juhtus või oli see kellelgi teisel? Kui sa mõtled nüüd Evansit äkki Evansit, jah, just. Ja Korsika. Jah. No eks need ääred on nagu nad on, et nendega peab arvestama ka muidugi, aga see on, ma arvan, et pigem ikkagi puhas ebaõnn, kui ta nüüd, ütleme, ja ma ise ei ole seda praegu näinud, ainult piltide pealt, mis sa rääkisid, seda videolõiku ma ise ei ole veel vaadanud, et kui ta kuskil pihta ei läinud ja lihtsalt selle ääre pealt lõi paigast ära, siis on puhas ebaõnn. No nende äärtega ongi tegelikult selline teema, et sa kunagi ei tea, mis nad teise katse läbimisega, mis seisus nad on. Et sa tuled ikkagi eeldad, et sa saad ilusti üle, aga see juba, ütleme nii, et õnn on pagasnikus kaasas ja kui ta parasugu aknast välja vaatab, siis see ratas sinna talt lihtsalt välja turitama hakkabki. Aga nüüd ütleme Virvese poole peal tagasi tulles, et tegelikult kui eile nagu tundus, et poisil hakkasid kõik asjad natuke käest ära minema, nii rattad kui muud asjad, siis täna on ilmselgelt tehtud teine taktika ja väga targalt sõidab läbi neid asju, et täna on iga kilomeeter oluline, et junior WRC-s, ma just siin paar päeva tagasi rääkisin Märtu Otsaga, et jagasime samu vaateid, et junior WRC-s saad sõita 2 aastat, esimene aasta tutvud, teine aasta tuleb teha tulemus, 3. aasta oled sa juba pensionär. Ei, täpselt nii on, ma olen suga 100% nõus selles suhtes, aga tegelikult nii palju kui mina aru sain, tegelikult ta ka eile püüdis võtta tegelikult suht rahulikult seda näitasid ka kiiruskatsed ajad, et ta ei läinud nagu väga hirmsat tempot taga ajama, aga pigem ta ütles, et see rohkem kivide vahel laveerimine, mis need teised kiiruskatsed olid ka selles suhtes natuke hullemad just need kivide mõttes, et need rehvid kippusid seal lagunema ja rehvid lagunesid tegelikult eile kõigil, ka päris tippmeestel. No mulle muidugi on see Portugal hästi lõbus vaadata, et sihukesi sügavaid lõikamisjälgi ei ole, sest nii kui sa tee pealt ära lähed, seal on kivi ja paratamatult need kive tuleb seal kuskilt nagu pehmest servast natukene ikkagi välja tuleb ja nad tulevad nii ootamatu koha peal välja, et need rehvid lihtsalt saavadki loterii üheks osaks, et Portugali teed on sellised salakavalad ja olgem ausad, et ega Portugal karistab kohe ära. Kui sa seal nagu oma legendiga täpne ei ole või hakkad liiga uljaks kätte minema, siis Portugal karistab ära, et Peep, ilmselt sa mäletad väga hästi aasta 98, kui Marko Märtin see auto pidi ära põlema. Just, et selle auto nagu ta pani põlema ja lisaks veel sellele pool mäe külge kadaku otsa, nii et. Oli nii, jah. Ja kas ka mitte Ott ei saanud sama tembuga hakkama? Jah, ja Otil on siin ka muid probleeme Portugalis olnud, et ta ühe korra siin küll võitis 2 aastat tagasi, aga tal on siin rohkem ebaõnne olnud kui õnnestunud. No võtame tervikuna tegelikult eestlastel Portugalis liiga palju õnne ei ole olnud, et esimene kord, kui eestlased läksid ju ralli Team Estonia nime all, läksid ju maailma vallutama, ehk see esimene ralli oli kohe Portugalis, ehk siis Marek Toome, Aleksander Käo ja Ivar Raida, Margus Karjane.
siis ega sealt tuldi ka tagasi, kui me eksi, Toome oli vist 25 ja Ivar Raidam katkestas, et see Portugal ei ole lihtne, see on täppisteadus. Aga meil on siis ralli virtuaalne esikolmik, hetkel siis Evans tõusis liidriks, Sordo teine, Ogier kolmas, kuhu ma tahan jõuda, et Ogier'le ei paistnud seda poodiumit päeva alguses ega päeva keskel kohe üldse mitte, oli seal 45 sekundit lausa poodiumi kohast maas, aga nüüd kõpsti poodiumil 15 punkti juures ja vahe virtuaalses üldseisus kisub juba 36 punktile. Peep, kas on meil reaalne siin unistada üldse meistriliitist veel? No, hooaeg on ikkagi üsna noor, et selles suhtes mingeid lootusi maha matta nüüd selle ralli pealt kindlasti ei saa, aga mis aga puudutab Ogier'd, siis tema sõit on olnud minu jaoks küll tegelikult nagu üllatus, et läbi selle ralli on ta ikkagi pusinud selliseid aegu, mis on tema tasemel meestest jääb nagu ikkagi kaugele ja on siin oma Jaapani sõbraga sekundist sõitnud, et no see ei ole päris tavaline ja päris okei, et natuke raske aru saada, et mis tal seal autos toimub. No aga võtame jälle, et Sebastianid on ju mõlemad olnud, nii Lööb kui Ogier on sellised vanad rebased olnud, et sama nagu Lööb ju siin 10 tagasi Soomes, kui ta nägi, et ta ei suuda kõrgemale, kui kas oli teine või kolmas koht, ta ei läinud punnima, et sama on ju Ogieriga praegu, et no kuhu sa lähed, et no okei, Katsuta on taga 2,5, aga ma arvan, et see lahendatakse natuke teistmoodi ära. Eespool on Dani Sordo 48,2 sekundit, noh, kus sa pime trügid? Ei, sellega ma nõus, et tal ei olegi midagi püüda. Küll, aga mind just pani imestama see, et ta Katsutaga ühe katse võidab 10 sekundiga, teise katse kaotab 10 sekundiga, eks ole, et see isegi kui rääkida nagu auto hoidmisest ja rahulikust sõitmisest, see rahulik sõit on ka kuidagi ebastabiilselt, nagu, et see võiks, kui ta oleks ühtemoodi rahulikult, siis ta oleks, ma ei tea, kas kogu aeg enam-vähem ühesugune vahelis Katsutaga, mitte nii üles-alla see ei tohiks ikka käia. No jah, ütleme, stabiilsus on puudu, aga samas ütleme, eks autoralli on teatud mõttes ka emotsioonisport, et kui sul see emotsioon nagu on negatiivne, siis seda stabiilsust on kuradime raske sinna sisse manageerida. Ja Ogier'l on tegelikult see siuke emotsionaalsed langused on minu arust just viimastel hooaegadel läinud nagu silmnähtavamaks kui varem, et kui ta nagu alguses välja ei tule, siis ta nagu kipubki ära vajuma. Ja, võib-olla see läheb ka selle sinu tarkusega kokku, mis sa rääkisid. Aga võta või jätta, et Ogier on selline salakaval jätkuvalt, et kui muud löövad 2 esimest päeva tantsu, valgusviht on ilusti keset väljakut, siis Ogieri pole kuskil näha, tuleb tantsutunni viimane tund ja üllatus, Ogier on äkki keset väljakut ja tõmbab sealt päris tugeva õlekõre välja. Aga seal natukene ikkagi mängi rolli see, et Thierry Neuville pidi ju terve päev puhastama teed meestele, aga tema loobus sellest tee puhastamisest siin juba enne 11. kiiruskatset ja pärast katkestas üldse. Kas mängiti natukene Mäkra konkurentide Hyundai poolt? No ega ütleme, see üks auto nüüd seal ees tegelikult, kui sa mõtled nüüd Ogier vaatevinklist, et siis seal neid masinaid ees oli ikkagi ju küll, et ta ei olnud teine või kolmas masin, et üks kukub eest ära, et siis on päris hullus seisus, et selles suhtes ma arvan, see nii palju teda kindlasti ei mõjutanud. Aga kas Neuvillil sinu vaatest oli siis mingi tehniline probleem enne 11. katset või see tehniline probleem on ikkagi nii-öelda jutumärkides? No seda Adamod teades, siis sealt võib kõik uskuda, et kas seal on probleem või ei ole, et seda teavad nemad ise, et ma kindlalt vanduda küll seda julge, et seal mingi probleem on. Mis sa Urmas arvad sellest? No ma arvan pigem, et see probleem oli peas kinni, et see on jälle see, et mille nimel nagu sõita ja mille nimel seda autot nagu kurnata, et ma oleks tegelikult eeldanud, et ta tuleb palju varem pealt maha. Ja reeglid ju lubavad ka 2 päeva järjest katkestada ikkagi 3. tulla punktikatset püüdma. Absoluutselt, et tegelikult oleks piisanud hommikul ajakontrollist välja sõitmisest ja boksi tagasi keeramisest. See on lolli mängimine siis tegelikult. Ei, aga samas tihti peal ikkagi sõitjad eelistavad sõita, et seda sükest nagu
rütmi kuidagi sees hoida või ütleme, see ei ole väga tavaline, et niimoodi kiiresti maha tullakse. Jah, ütleme, üks asi on muidugi legendi kontrollimine, et legendi on vaja sul ka järgmised aastad, aga ütleme nii, et kui sa tunned, et sul midagi välja ei tule, siis ei ole mõtet nagu enam seal väga pingutada, et see legendi kontrollimine muutub sellisel juhul pigem rohkem fiaskoks kui mingiks tegelikuks tööks. Aga mis me liidri Evansi kohta ütleme, et tegelikult minu mäletamist mööda ainult ühe katsevõidu selle rallil võtnud, natukene sai, kui arvestame võib-olla selle 7. katse ka, kus ta sai nominaalajaga Ogier ehk siis katsevõitjaga sama aja, tänu sellele, et ta sõitis Thierry Neuville'i suitsu tolmupilves päris pikalt. Kui suure kingituse see võis teha Evansile? No eks ta natuke talle võib-olla seda aega paremaks sättis, aga vaadates seda, kuidas mees täna on sõitnud, siis oma pearivaali ehk Dani Sordo on ta ju tegelikult üle sõitnud. Võib-olla Sordol ei ole luba ka hirmsasti pushida, eks ole, et pigem kindla peale sõita selle 3. koha peale, aga ütleme selles võitluses ta on igal juhul peale jäänud, et ta on hästi sõitnud, ega see kiiruskatse võitmine ei ole ju oluline see, mis su see koondaeg lõpuks tuleb. Ja kui Ott võttis eest need võidud kõik ära siin täna, et siis väga palju teistel ei saanudki jääda. No mul on ees päeva kokkuvõte. Evans on olnud kiirem Sordost 13,4 sekundit ja kiirem Ogier'st 46,6 tervelt. Kuidas sulle, Urmas, tundub üldse see Evansi areng tegelikult, et ta on minu arust ikkagi viimase, eelmise ja selle hooaja kõige rohkem küpsenud rallimeesed. Ei, absoluutselt, et ta on tegelikult ta stabiilne ja ta ehitab oma nagu kiirust üles stabiilsusele, mitte sellisele, laperdavale stiilile, nagu näiteks Katsuta siin kasutab, et 2 varianti, kas tee peal väga hea aeg või lõpetad kuskil tee kõrval, et Evans on ikkagi, üks sõit siin vahelt välja, aga muul juhul ta ikkagi on väga tarka ja küpset sõitu näidanud. Karjääri 4. etapivõit erendab siis Evansile hetkel. On ta võtnud need võidud eelmisel aastal Rootsist ja Türgist ja 2017 Suurbritanniast. Mis nuputamist seal Hyundai meestel üldse homme on? Sordo 16 sekundit on hetkel maas. Läheb ründamiseks või? No ma ei usu, et ründamiseks läheb, et sellel ei ole nagu sisulist mõtet nagu tegelikult, et neil on tarvis kindlasti, et Sordo tuleks lõpuni ja võtaks need teise koha punktid ära, kui hakata riskima sellega, et sa suhteliselt lühikeste katsete peal, mis need on, hakata seda 16 sekundit tagasi tegema, et see eeldab ikka päris kõvasti üle piiri sõitmist, et ma seda ei usu, et kindlasti lähevad nagu kindlustama seda Sordo kohta. Aga punktikatsel Sordost on pigem kasu või kahju Hyundai'le? Mis sa, Urmas, arvad? Et ütleme, tegelikult sellist asja nagu oli eelmise ralli, kus Priin võttis punktikatsel punktid ära, ei tohiks tead siin juhtuda, et Sordo hakkab punktikatsel hirmsasti paugutama. Ma ei usu, et hirmsasti paugutama hakkab, aga tõenäoliselt ta midagi seal korraldab, aga ma arvan, et ega ta nüüd seda top 5 tippu nüüd küll väga ei sihi, et pigem on see sama, et ma olen suga samal meelel, et ta tahab ikkagi saada selle maksimumi kätte, et Hyundai'l on täna igal juhul punkti vaja, igat punkti on vajalik taga ajada ja see 5 punkti, kas ta nüüd seal saab või 4 punkti või 3 punkti, see Hyundai'le nagu väga palju midagi ei mõjuta, et ma just mõtlen Power Stage'i, et loevad ikkagi Hyundai punktid, meeskonnapunktid. No just ja ütleme, ja tal endal ei ole ka neid Power Stage'i punkte tarvis, et ta ju nagu tervet hooaega ei sõida ja tal ei ole endal suurt midagi peale hakata tegema. Jah, neid nagu kapi peale riiulesse ei pane kodus, et aga võid alati teha mingisuguse paberist mingi plakati ja kirjutada sinna peale. No, aga sa oled lähemal kui mina. Sordole tee ettepanek. Aga muide, ma soovitan ühte asja vaadata, et kui te vaatate täna nagu kogu ralli nagu keskmist kiirust, et see on nagu minu selline leib ja mida ma alati jälgin hästi tugevalt, et siis tegelikult vist napilt ükski katse ei ole üle 100 läinud, kui siin võib-olla 100 pluss on natuke läinud, aga kogu ralli tänaseks hetkeks on 92,9. Ehk see tähendab seda, et sellist kruttimist ja väänamist on olnud meeletult palju ja seda on tegelikult näha ka rehvidest, et mismoodi rehvid kuluvad. Et see selline savi nagu pinnas, mis on selliste kividega nagu ära pikitud, et see tõmbab neid rehve nagu raspliga täiesti siledaks.
Jaa, no ega Portugal ei olegi oma olemuseltki hirmus kiire, kuigi näiteks ma käisin täna ka raja ääres korra teise ringi esimesel kiiruskatsel ja ma teadsin seda kohta, ma olen seda varem kui käinud ja see on ühe mäestiku peal nagu täiesti. See on küll nagu päris kihvt koht, kus see ütleme, see hoogu nagu on, aga samas see tee on kogu aeg siuke sinka-vonka ja üles-alla väikeste nukkidega, et väga vaatemänguline ja tead, see Portugali teed vaadata ralliautosid siin on päris lahe. Ja Portugali üks asi on veel, mida tasub tähele panna, et hästi palju on ehitatud sellistesse sisekurvidesse sellist betooni nagu kallakut. Ehk siis see on vee ära juhtimiseks tee pealt ja ütleme, kui see mäest tuleb sul vesi alla, et ta ei hakkaks nagu rist üle tee seda teed ära uhtuma, siis mehed ei lähe seda lõikama. Et Rally Estonial tegelikult me pärast koos võistlusjuhi Silveri Kütiga käisime neid kohti vaatamas, kus oli lõigatud nagu, ja me ei saa mitte aru, et miks on vaja nagu terve autoga sinna kuskile kraavi ronida. Et Portugalis sellist asja ei näe nagu, et tundub, et mida aeglasem on see ralli nagu spetsiifika, seda vähem minnakse ka sinna nii-öelda tee kõrvale midagi näppima. Aga et sõidustiilid on muidugi ka väga erinevad, et just eile, kus ma käisin ka ühes kohas raja ääres, vaatasin, just jälgisingi seda, seal oli üks, tuldi päris kiire hooga ja siis oli korralik siuke parem kurv. Et ka tippmeestel, et mõned vennad võtsid seda niimoodi, et nagu üldse sinna sisse kurvi nagu ei mindud ääre peale. Aga siis mõned mehed olid ikkagi, kes proovisid seda ühte ratast sinna kuidagi nagu sätitada. Et seal ei olnud nagu sükest kohta, et nüüd mingit ohtu oleks olnud või seal oli nagu näha, et seal otseselt nagu kivi ei ole. Aga jah, mõned nagu ei proovinudki võtta, et neid sõidujooni on päris huvitav vaadata. No tegelikult ongi, et selle tänapäeva nagu WRC auto aeropakett, see natukene muudab sellist sõitmise loogikat ja kohati see muudab seda sõitmise loogikat niimoodi, et sa enam nagu ei adu välja, et miks niimoodi, miks sellise nurga alt kuhugi minnakse või kuskilt tullakse, aga see ongi see sama, et sa pead seda, et aero töötaks ja sul auto oleks pidevas nagu maksimaalses kontaktis teega, siis seda hoogu püütakse igat grammi seal tee peal üleval hoida. Kuule, aga räägime ühest meest veel, Kalle Rovampera, kes 13. katsel oli Tänakul päris kandedel 1,9 sekundit ja oli siis kokkuvõttes 6. No tema ralli, on ta olnud nii-öelda pettumused või ootasid sa Peep Kallest natukene rohkem see nädalavahetus? Ootasin küll ausutades rohkem, jah, et ma siin mängin sõpradega ühte väikest läbi hooaja kestvat ennustusmängu ka ja tegelikult mul oli selle Kalle pandud päris kõrgele kohale, sest ma ikkagi arvasin, okei, see ei ole küll selline kruus, nagu mis tema leib peaks olema ja see tee ei ole nii kiire ja kõik, aga ma ikkagi arvasin, et ta suudab siin olla kuidagi parem, aga tegelikult tal ei ole siin rallil miski õnnestunud ja lõpuks katkestamine ka veel, et ütleme, noor mees peab ikka alles harjuma kõikide nende erinevate tingimuste ja oludega, et igal pool ikka võimalikult kiire olla. Mul on mulje, et Kalle ei suuda nende rehvidega kuidagi kombineerida, et neid kuidagi ka katse lõpuks ja järgmiseks katseks jaguks või mis teile tundub, mis probleemidega ta veel on maadelnud? No jah, ütleme, ega need rehvid on ju tegelikult kõigi jaoks tundmatud ka ja kruusa peal ei ole nende rehvidega ja Pirelli rehvidega sõidetud ka veel, et eks see on ka oma kunst, kuidas nagu lõpuni tulla. Urmas, sa oled ju ka võidusõidu autos istunud, eks ole, et sa vist peaks ka teadma, et kuidas see rehvi säästmine ja jagamine käib, kuigi ütleme Eestis ju see on nagu kukesupp sellega võrreldes, mis siin tehakse. No olgem ausad, Eestis rehv ei kulu. Meil on nii kiired teed, et see rehv tegelikult ei kulu. Et kui me vaatame jälle aasta tagasi, mis siin toimus, siis see rehv oli täitsa nagu uus, kui mehed tagasi tulid. Et siin ta ei ole nagu küsimus, aga ütleme, see rehvi hoidmine nagu ütleme muudel võistlustel just sellistes mägistes tingimustes, siis ongi paljud räägivad, et hoiavad rehvi. Kui sa vaatad aega, siis tundub nagu, et mis ta nüüd hoidis seal. Aga tegelikult ongi see selline hästi balansseeritud sõit, et sul see auto minimaalselt pannakse kuskil nagu lohisema, libisema. Kõik pidurdamised on läbi kalkuleeritud, et sa ei lase ennast liiga nagu liuglema seal pidurdusmaa peal ja see on selline tõsine nagu balansseerimine, aga ütleme, mis Rovampera puudutab, siis tegelikult ta ei sõida ju oma esimest Portugali, et küll esimest korda WRC autoga, aga Portugalis on ta varem startinud, nii et... Ja ta ka võitnud, ma ütlen sulle vahele, WRC 2 aastat tagasi ta võitis. Kas ta üldis ei olnud mitte kuuendal kohal või?
Ta oli päris kõrgel ka, aga ta oma klassi ka võitis. Et selles suhtes tal jah, ütleme, mingi kogemus siin on, aga üks asi on sõita väikse autoga, teine asi on ikka WRC-ga sõita. Nii on. Homne päev, vaatame kiirelt otsa, mis siin veel üldse sündida võib, et katseid kokku vaid 50 kilomeetrit, aga Fafe katse on siis kõige pikem 11 kilomeetrit. Palju me homsete katsete nii-öelda iseloomust teepinnasest, kas või homsest ilmast midagi teame? No ega see ilm peaks olema nii palju kui mina tean, peaks olema ilmumus selline nagu täna, aga see ilm on siin väga muutlik olnud, et kui hommikul oli ju siin ju suhteliselt vihmane ja selline sompus ilm, siis praegu näiteks särab päike ja mägedes oli ka väga ilus ilm ja isegi mõttes soe ilm, et selles suhtes see tee oli seal, kus mina vaatamas käisin, tee väga heas korras tegelikult, et ei tekkinud seal roopaid ega ei olnud seal mingeid kive ega asju, et jah, aga ma nüüd täpselt ei tea, ma ei tea, kas Urmas tead paremini, kas see homsete katsete see pinnas on kuidagi teistmoodi. See peaks olema tead suht sarnane täna sellest, need katsed on suhteliselt samas piirkonnas tegelikult. Ega seal mingit suurt vahet ei tohiks väga olla, et me lihtsalt tõenäoliselt näeme suuremat rahvamassi ühe kiiruskatse peal ja sellise lõputrampliini peal nimega Fafe, et ega ma seal midagi muud nagu väga ei näe, et ainuke asi, mis ma nüüd ütleme, kui ma ajakava vaatan täna, siis meil on selline üks noor sõitja nimega Kalle Rovampere, kes ei taha hommikuti väga ärgata ja hommikul ju rallisõitjatel hakkab ralli pihta juba kell 7 kohale koja järgi. Ja siis äkki keset päeva on selline 1,5 tundi mollutamist. Ehk sa sõidad seal nii-öelda tehnilises tsoonis ja tegelikult on see, et see tehniline tsoon, miks ta nii pikalt seal vahel on see, et hommikuse katsed on justkui üks plokk ja nüüd see punktikatse on teine plokk. Ja see 1,5 tundi sinna vahel on tehtud selle jaoks, et lennuk, mis annab meile WRC all-live'i signaali, käib vahepeal Portos tankimas. Nii et kes nagu ütleme, jälgib näiteks kas või hetkelgi, ma nüüd ei ole kindel, kas nüüd täna enam on, aga ütleme, kes jälgib Flight Radar 24, siis seal on selline lennuk nimega, mis oli OO Lett ja tema seal mägede koha peal tiirutab ja meile seda signaali annab, nii et see sama lennuk tegelikult läheb vahepeal tankima selleks, et me näeksime otsepilti siis punkti katselt. Kas me selle sama lennukit näeme siin Lõuna-Eesti kohal ka? Me oleme teda näinud siin juba, nii et ega tegelikult meil on sama asi pühapäevasel päeval Rally Estonial, et me lähme hirmus vara välja ja siis äkki ilma hoolduseta seisame ERMi kõrval tehnilises tsoonis. Küsimus, miks... Ma segasin vahele, jutt tuleb ka võib-olla väikse viibega, aga räägi natuke, kui suur see lennuk on või mis lennuk see üldse on tegelikult, ütleme, ma olen siin palju rallide ringi käinud ja ütleme, taevas näen küll helikopterid, aga lennukeid ma tead seal nagu tähele pannud. No ta tiirutab selliseid 8 seal kuskil mägede kohal, et ega ta ei olegi seal tee koha peal, ta on võrdlemisi lähedal kogu nagu sellele ralli katsete kaardile ja sealt ta siis oma tiire teeb kord ülespoole, kord allapoole, et ta on väike lennuk, mis ta on mingi, ma ei tea, 8 kohalenne, mitte rohkem. Selline... Ma arvan, et Flight Radarist tuleb see pilt ka tavaliselt välja. Ja ta on Belgia registris olev lennuk, mis siis seal teeb oma vastavat tööd, nii et kellel on mahti homme, siis visake õige leht lahti ja vaadake Porto koha peal, kus üks lennuk tiirutab, siis näete, kus see on ja kes see on. Peep, laseme su korraks vast liini pealt ära ja räägime natukene Rally Estonia juttu ka. Ütle veel, milliseks, kui raskeks sa ennustad oma tänast tööpäeva kujunevat, et kommentaarid on vaja Otilt, Kaurilt ikkagi kätte saada? No ma arvan, et Otilt me täna kommentaari ei saa. No kuidas? Põhjust intervjuude tsooni tulla, et ma arvan, et need kommentaarid jäävad homseks või jäävad nii-öelda Hyundai pressiteenistuse kanda, aga eks ma lähen, kui intervjuud aeg on, vaatame, mis härra Adamo seal räägib ja vaatame siis ka, mida meie noorsõitja Virves räägib, et need saab kätte, eks ma proovin Egonit ka taga ajada, et äkki õnnestub ta kuidagi kaamera ette saada, kas või kuskil ralli pargi välisel alal, nii nagu enne ralli. Peep, ma teen ühe väikse ennustuse. Nii. Adamo tänased vastused on kõik kas yes või no tüüpi. Jah, sa ei pea olema erine ennustuskuru, et sellist ennustust teha. Et eks ta nii on, jah. Eile oli mees küll väga rõõmus ja mingi naljavideosid siin tehti ja nii edasi, aga see rõõm, jah, paraku täna enam ei ole selline.
peale igat päikest järgne päike ja vastupidi. Nii on. Nii on, järgmine kord siis äkki päike. Aitäh, Peep. Loodame. Davai, näeme. Nagu lubatud, paar sõna Rally Estoniast ka. Meil tuli tegelikult üks küsimus seoses Rally Estoniaga. Küsime selle kohe ära, et kuuldavasti 2. septembril ilmub WRC ametlik mäng WRC 10, milles on tänavu ka esimest korda Rally Estonia sees. Et küsimus on, kuidas meie rajad on üles võetud, kas lihtsalt fotod kopeeritud Aero vaatest või siis on mingi meeskond käinud ekstra seda asja tegemas? Ma nüüd täpselt ei tea, kas see aasta midagi või kas nüüd eelmine aasta midagi võeti juurde, aga ütleme 2019 meil sõitis ju selline auto nagu Google Street View katsed läbi ja kogu see tehniline data on täna olemas, nii et jälle ma ei ole seda nii täpselt uurinud, aga ma eeldan, et see on püsti pandud kogu selle data peale. Et siis 2021 mängus võib näha 2019 Rally Estonia rada põhimõtteliselt? Nagu ma ütlesin, ma pead ei anna, aga ma eeldan, et see nii võiks olla. Ja minu küsimus, et mis hetkel Lõuna-Eestis toimub, kuidas raja ettevalmistus, mis faasis on, kus te parasjagu oma koppadega olete? No tegelikult on meil, sellega on meil kõik väga hästi, et tööd põhimõtteliselt kõikides kohtades on alanud juba, et põhikatsete osad täna tööd käivad, 10. juuni peavad nad kõik valmis olema, siis jääb meil selline 6 aega seal sellist ülevaatamist, veel kõpitsemist, kui kuskil vaja on. Me ehitame ka see aasta selliseid täiesti uusi lõike, sellised ütleme, mõni on 200 meetrit pikk, mõni on 800 meetrit pikk. Kõige pikem osa muidugi tuleb raadile, kuhu tuleb siis Power Stage ja nende ütleme siis ehitus algab ka siin kohe juuni alguses, et hetkel kõik on plaanipärane, nii et tee-ehitajaid on meil päris palju, meid on, kui ma praegu puusalt tulistan, mul ei ole ühtegi numbrit ees, vist on 6 või 7 erinevad siis nagu teetöö tegijad meil, erinevad firmad. No eile ERR-ist võis näha ühte klippi või oli see sotsiaalmeediasse pandud võib-olla varem üles filmitud, et ikka kooskõlastusi on vaja, et mingit uut lõiku ehitada. Kas sellega on kõik juba tänaseks joones? Suures plaanis küll, et ta on selline hästi pikk ja pika vinnaga protsess, et sul kui keegi võtab täna Maa-ameti katastri lehe lahti ja kuskile natuke sisse suumib siin Otepää või Tartu ümbruse kohtadesse, siis näeb, kui palju tegelikult erinevaid katastrid on, kui palju on riigimaid, kui palju on eramaid, et siis tegelikult see töö, mis läbi tuleb teha, et meil on täna siis teenindusjuht Janne Heinaru, kes sellega nagu põhimõtteliselt aasta ringi tegeleb ja tema siis on nagu see meie nii-öelda silmad, kõrvad ja suu, et tema nagu siis käibki inimestega suhtlemas. Mõnes kohas saame ilusti hakkama, mõnes kohas peame pikemalt seletama, mõnda inimest võib-olla kohe ei saa kätte, aga siis ütleme nii, et kätte saamata keegi ei jää, nii et see on selline hästi, hästi pika sellise vinnaga protsess, aga ütleme siin, ma korra tulen sellise nagu fänni teema peale, et fännid nagu küsivad, et miks nad ei saa nagu minna vabalt kuhugi suvalisse kohta vaatama, et seal ongi, et selline, täna kõik need kokkulepped on meil tehtud tee peale, aga nüüd kui fänn läheb kuskile suvalisse kohta, siis tal peab ka nii palju hoidu olema, et ta ei lähe näiteks kellegi viljapõldu või no mis iganes kultuuripõldu ei lähe sinna tatsuma, et siin just peale eelmise aasta Lõuna-Eesti rallit siis ühe Eesti rallisõitjaga, kes täitsa nagu võiks nagu aru saada, et sellistes kohtades ei käi, siis tema suurima rõõmuga käis seal tatsamas ja veel suure uhkusega pani veel video ka veel Facebooki üles, nii et see on selline, ütleme, kultuuri küsimus, aga ütleme, suures plaanis ikkagi me peame aru saama, et päris igale poole täna minna ei saa, et tee leping, mis me teeme, ei kata nagu seda, et me lähme sinna põllu peale kuskile seisma. Aga ma saan aru, et see kooskõlastuse küsimine, see on suhteliselt selline ukselt uksele töö, et ei saa ju loota, et kõik telefoni vastu võtavad. No eks ta on nii ja naa, et enamus, ütleme, algfaas tehakse ära läbi telefoni ja siis järgmine ring juba on siis ukselt uksele ja lisaks on veel teavitustiim, kes siis nagu inimesi teavitab ja annab neile nagu eelinfo kätte, mis toimuma hakkab, kuidas see süsteem on üles ehitatud see aasta. Et ta on selline hästi mitmetahuline, hästi lai kommunikeerimine kogu siis nii-öelda katsete geograafilise alaga, et
ütleme kokkuvõttes ma ütleks, et see on meeletu töö. On teie kogemusest ka selliseid näiteid, et keegi ütlebki, et ei, siit see ralli läbi ei tule ja kõik? No vot siin ongi, et seda ei on väga lihtne öelda, aga siis me püüame nagu aru saada, et millest see ei on tulnud. Et üldjuhul see ei on pigem emotsionaalne. Ja kokkuvõttes, kui me nagu seletame asja lahti, mis on nagu konkreetselt ei nagu põhjus või mis on see kartus selle ei taga, et siis me oleme saanud alati sellise konsensuse, et inimesed mõistavad ja lõpuks nagu ma ütleks, et nende ei-inimestega on nagu väga hea nagu selline kontakt tekkinud, et olen ise ka neid läbirääkimisi tegemas käinud, nii et inimesed ei ole üldse pahatahtlikud kaugel sellest. Et pigem ongi see, et see kartus ja teabatus sellise uue asja ees ja paratamatult ka suure asja ees, et see on nagu ikkagi põhiline. No me enne siin eetriväliselt rääkisime, et päris huvitav projekt on sul järgmisel nädalal just ees ootamas seda samal teedel, et räägi, oled järgmisel nädalal päris pika teekonna ette võtmas ja mis täppistöö seal täpsemalt välja näeb? No järgmine nädal on nüüd aeg sealmaal juba, et Roadbook ehk siis ralli nagu siis legend ehk siis selline paks raamat, mis see aasta siis osa 1 ja osa 2 meil, need tuleb üle mõõta veel, et siis põhijutt on paigas, aga nüüd tuleb üle kontrollida, et meil kuskil mingid vigu sees ei ole, et kuskil ei ole mingisuguseid liiklusmärgi vigasid, sest esimene nii-öelda draft on meil juba täna valmis ja seda ma nüüd kontrollima lähengi, et see on selline, ütleme nii, et rallirada pluss kõiksugused, ütleme siis tutvumist eraldi on ju veel lisaks veel põhilegendile, mis on siis ralli all kasutusel, on veel eraldi veel tutvumise legend A ja tutvumise legend B, sest tutvumine käib veel 2 grupis, et siis sõitjad ei hakkaks ükshaaval, kui satud ühe katse peale, et ei tekiks sukest troppi nagu ette, siis on kogu nii-öelda sõitjate rivi jagatud 8 veel takku otsa. Pluss legendis on ka sellised asjad nagu ümbersõit näiteks, kui mingil põhjusel kiiruskatse. Ma tõsiselt loodan, et see ei juhtu kunagi Eestis, aga kui see peaks ära jääma, et siis tegelikult on stardist, peab olema sul legend kaetud ümbersõiduga kuni legend saab, või siis ümbersõit saab uuesti legendiga kokku. Et need kõik tuleb ära mõõta, et see on selline, no ma arvan, et 750-800 kilomeetrit päevast tuleb läbi sõita ja selle juures ka veel mõõta ja seista ja täpsustada seal asju, et see on selline suurem projekt ees. Väga hea, et sa seda tutvumist mainisid, sellega seoses tuli mul meelde, et ega siin rajaga tutvumisel Portugalis pole sugugi asjad väga sujuvalt kulgenud. Egon Kaur vist on kõige rohkem siin avalikult vähemalt eestlastest välja öelnud, et see ajakava tehti korraldajate poolt päris pingeline ja nägin ka ühte videot, kus ta siis täna rääkis, et on pidanud lausa, ega teistmoodi jõudnud, pidid 20 kilomeetrit, 30 kilomeetrit tunnis kiiremini sõitma, kui ette nähtud seal rajal, et muidu poleks läbi jõudnud. On sul aimu, kuidas sellised ajakavad tekivad, mis vead seal taga olla? Ma arvan, et seal tegelikult on see sama teema taga, et kui me vaatasime need esimesi fotosid, mis hakkas Portugalist nädala algusest tulema, siis need oli kõike muud kui ilusad, ehk see sama selline liga ja läga, mis seal mägedes tuli, see selline savi nagu kiht seal kivide vahel, no ütleme, et tavatingimustes sa saad sõita 80-ga seal katse peal, aga tänases seisus pidid sa sõitma seal, ma ei tea, 2-30-ga parimal juhul. Ehk siis tegelikult ju võistluse korraldaja pikendas rajaga tutvumise aega. Aga see on jälle see, et seda pikendatakse võib-olla niimoodi, et sa ei pane seda kohe algusest tähele. Et see tuleb sinna võistluse seinale ja kui sa oled seal parasjagu ametis kuskil kiiruskatse peal kirjutad legendi või kontrollid legendi, siis see kohe nagu ei hooma seda, et sul aega on pikendatud. Nii et tegelikult seal ilmastiku tingimused, ma arvan, et oli see võti, miks see nagu tutvumise graafik nagu täielikult umbe jooksis. Üks, enne kui me veel saate ära lõpetame, üks küsimus veel on tulnud kuulajalt, vaatajalt, selline tehniline detail katse lõppe vaadates, et mida tähendavad erinevad märgid raja ääres kogu kiiruskatse vältel, enne finišit on loogiline kollane ja punane lipp, kuid keset katset on ka erinevates värvides välgunooli näha. Need on tegelikult veel sellised dubleerivad sidepunktid, ehk siis sidepunkt peab olema iga 5 kilomeetri tagant maksimum, et seal pluss miinus väike selline nihe on lubatud, aga ütleme nii, et raadioside on siis selline koht, kus sinine märk ja kolla või must selline piksenool keskel ja sellele eelneb siis kollane
pikksõnalega märk, see on eelhoiatus ja siis sinine märk on see, kus see raadioside asub. Ja igast raadiosidest, kui ralliauto läbi läheb, siis sellest antakse juhtimiskeskusesse nagu info, et ta on siit läbi läinud. Ehkki me täna oleme GPS-i peal, me saame kõike jälgida all live'is, mida iganes. Aga üks väike plõks kuskil Vodafone'i süsteemis ja on Portugali nii-öelda mobiilivõrk maas, siis raadioside dubleerib kogu seda infot, ehk siis raadioside on selline, mida nagu nii kergelt nagu läbi lõigata kuskilt ei saa. Ja ütleme, mis seal veel on kurvisuunamärgid, eks, kui on mingisugune ristmik, on 100 meetrit enne kurvi on kollane kolmnurk ja näitab täpselt selles suunas, kuhu see kurv hakkab minema ja täpselt kurvi peal on siis punane kolmnurk. Ja kui on ühelt teelt teisele keeramine, nii et sul on otse minemise võimalus, näiteks ütleme, tuled laia teed pidi, pead keerama 9 kraadi vasakule, siis selline 2-30 meetrit ristmikust on selline punavalge kurvisuunamärk, ehk siis prantsuse pärase nimega Chevron, ehk siis see annab nagu suuna nagu kätte, et sa sinna maha pöördes ikkagi sisse oskad keerata. Selle raadiosidega meenus, et täna Tanis Orto kaardilugeja ühe katse lõpus ütles tiimi teel raadiole, kuigi WRC All Live'is on kõik näha, Tanis Orto jõudis finišisse. Kas sellel on ka mingi eesmärk või miks seda peab dubleerima? Ta on ikkagi jälle ta on dubleerimise eesmärgil, et see info nagu jõuaks kindlasti kohale. Et tahad sa või tahad, GPS-il ikkagi on mingisugused sellised mustad hallid augud sees ja tiimil peab ikkagi olema see info korrektne, et on kohale jõutud, kõik on korras või on siis midagi kuskil mingi seis, mis antakse kohe nagu raadiodel teada, et mobiililevi on hea, aga raadioside on see, mis on usaldusväärne. Igatahes tänane päev selline, vaatame veel, jälgime, kas tulevad mingid kommentaare, et mis siis täpsemalt Otiga juhtus ja Egoniga ka loomulikult ja Urmas on meil ka homme lubanud stuudiosse ilusti tulla ja homme pisut varem saame oma podcastiga ühele poole, sest ajakava on selline, et punkti katse juba Eesti aja järgi 14.18, aga homme päev, nagu siis juba varem öeldud, et algab tund aega varem kui täna. No, meile siin pole kindlasti äratuskelli vaja panna, et meie jaoks on need ajad siiani mõistlikud olnud, aga sõitjate jaoks seal koha peal on küll väga varajane ärkamine, tuleb service'is olla juba 5.45 ja 7.08 olla katse stardis esimestel meestel. Ei ole lihtne see Portugali ralli ajakava? Ei ole, aga nagu ma rääkisin, et see ajakava on, ütleme, et ta sõitjatele tekitab küsimust, et no, mille pagana pärast nii vara peab alustama. Sama on tegelikult ajalises mõttes ka Rally Estoniaga see aasta, et natukene kuutame see aasta alustame pühapäeval, aga nüüd ongi see vahepaus, mis seal pühapäevasel päeval tekib. Nagu ma rääkisin, lennuk tuleb tankida vahepeal selleks, et näha live pilti. Vot, nii see tänapäeval on. Kellegil veel tekib homme näiteks küsimusi, mida tahate meilt Peebult Urmaselt küsida, siis kuueskaik@delfi.ee. Tänaseks ütleme kõik ja kena õhtu jätku. Aitäh. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.